teeme niimoodi. Tere. Okei, nii. Tšau. Meie, ma ei tea, mitmes video, aga täna me räägime sotsiaalmeedia müütidest. Ja me mõtlesime, et me ei tee niimoodi punkti haaval, vaid me lihtsalt proovime sellist podcasti vormingut teha, et lihtsalt räägime omavahel, mis meie arvame. Ja me küll natuke valmistasime ette, otsisime välja kuskilt allikatest, et mis need müüdid võiksid olla. Aga räägime, paneme ka enda arvamust sisse ja vaatame siis, kuhu me jõuame. Ja võiks olla ka hoida võimalikult lühikeselt seda videolt, et mitte liiga pool tundi rääkida siin. Et võib-olla räägimegi mingi 5 punkti, 4-5 punkti ja siis teeme otsad kokku. Aga võib-olla esimene teema, millest rääkida Instagrami või üldse sotsiaalmeedia müütidena, siis on kindlasti see, et rohkem jälgijaid võrdub edu võti. Et see on nagu asi, mida hästi paljud inimesed arvavad ja me ise ka mõtleme, et nii. Täna hommikul just kirjutasin Helenale, et meil on kohe 600 jälgijat, nagu nii tore. See on thing ikkagi, sest me jälgime seda. Sa tahad justkui nagu sa tahad suuremad numbrid, et justkui olla mingi parem on ju. Aga tegelikult on see, et see ei näita sulle ju, kui palju sa müüke teed või kui palju sellest su kliendid on. Et tegelikult hea nagu asi, mida öelda, et parem, kui sul on 1000 jälgijat, kes aktiivselt osalevad sinu sotsiaalmeedias ja käivad igasugu asjadega kaasas, kui see, et sul on, ma ei tea, 100 000 või 10 000 passiivset inimest, kes lihtsalt istuvad seal. Ainuke asi, mida nad võib-olla teevad, on see, et nad skipivad su content'i ja võib-olla panevad ühel hetkel unfollow ka, et see võib-olla on üks müüt siis. Ja ma arvan ka seda tegelikult, et vaata me ka kasvatasime ikkagi täiesti nullist, hakkasime minema, aga ma ei ütleks, kui meil oli mingi, võrdleme siis, kui meil oli 50 või 60 jälgijat, kas meil olid nad kvaliteetsemad, kas nad kommenteerisid rohkem, tegelikult ju mitte. Nad ei olnud aktiivsemad. No meil oli pigem see, et esimesed jälgijad meil olid kas meie pere või siis sõprusringkond. Ehk siis et perekond tegelikult andis hästi palju tagasisidet ja reaktis ja kommenteeris ja niimoodi on ju. Kaaslased eriti, meil on ja kõige. Ja elukaaslased, et nagu eriti elukaaslased kõige rohkem nagu tulid meiega kaasa. Aga ma võiks öelda, et minu arust täna me oleme jõudnud sinna maale, kus meie nagu inimesed sotsiaalmeedias tulevad meie arvamusega rohkem kaasa. Et näiteks, kui me teeme mingi Instagramis polli on ja, siis me saame seal vahepeal 30 vastajat. Vahepeal oli lihtsalt mingi 2 tükki. Mina, Keili. Ja siis põhimõtteliselt meie mehed nagu. Ja vanaema ka võib-olla vahepeal. Su vanaemal on Instagram? Muidugi. On Snapchat ka. Mul on kõige see legendaarsem vanaema. Kuule, mu vanaemal on Facebook. Okei, see on midagi uut. Mul isegi, mul on nupu telefonid vanaemale vanasid, nad on sellest maailmast kaugel. Arvutid, särgid. Me oleme teises generatsioonis. Aga ma tahtsin tegelikult ühe asja veel öelda siin, ma ikkagist arvan seda, jah, see on küll müüt, et rohkem jälgijaid võrdub rohkem edu, aga samas sind ikkagist ei hakata jälgima, kui sa teed jama sisu. Kui nagu miks meil ka kasvab see kliendibaas, meil on võib-olla, ütleme siis välja, loosimängud on ja kindlasti on aidanud kaasa. Loosimängud ei ole meil ainult see, et oh my god, me teeme nüüd täiega loosimänge, et followere saada, vaid meil on tegelikult hästi palju pakkumis, et teeme nüüd loosimängu, aga me pigem võtamegi näiteks loosimängu sisse siis, kui on kas mingi naistepäev või on sõbrapäev või tulebki aasta lõpu loos või koralli sünnipäev, et nagu liiga nagu hulluks ka ei taha minna, et see on muidu nagu veits nagu labe minu meelest. Lame. Jah, et tegelikult see näitab seda, et kuna meil jälgijad järjest kasvavad, et ju siis me teeme õigesti ikkagi midagi, ju siis on äge content või et muidu läheksid need followerid kauksid ära meil. Kusjuures rääkides followeridest ja loosimängust, siis meil viimane loosimäng, mis meil oli, osalejaid oli mega palju, ma arvan, et meil tuli mingi 150-200 jälgijat ja arvake, kui palju meile unfolli pani, kui loosi võitja oli välja loositud. See oli reaalselt nagu... See oli just 30 või? 30 inimest pani sulle unfolli. Ehk siis kujutate, 30 inimest tahavad sind jälgida ainult selle pärast, et midagi sinult saada nagu.
nagu... No ma ise mõtlen seda, et kui ma tahan mingis loosimängus osaleda, ma panen follow sellele kontole, siis ma ei jälgi seda, et nüüd kui kuupäev kukub, et siis ma võtan maha selle. Mul on täiesti meelest ära, kus ma osalen. Ja, sama. Et okei, jah, väga huvitav lihtsalt tähelepanek. Ja teinekord ma mõtlen isegi seda, et jah, tahan küll loosimängudega saada nagu jälgijaid, aga mõnikord ma mõtlen, et kas ma peaks üldse panema sinna, et jälgi korall Creative'it näiteks juhul, kui meie nagu poolt ei anta mitte midagi välja. Et praegu on nagu see, et jah, me anname alati oma toote või teenuse kaasa, aga kui me ei peaks seda tegema, et siis ma ei paneks, et jälgi koralli. Sest et me ei anna vaata mitte midagi. Et see on minu jaoks kõige naljakam nagu UGC või influencerite puhul, et ma annan sulle näiteks, ma ei tea, annan sulle Apollo kinkekaardi, aga jälgi mind ka selle eest, et ma selle nagu välja loosin sulle. Et see, nagu, see ei tekita minust nagu seda autentsust, et ma võin jälgida seda ettevõtet, kes annab toote, aga ma ei taha jälgida nagu seda influencerit nagu... Ja, see on aru, mis sa mõtled. Vot. No nii. Jah, ühes punktis saime nüüd nii palju räägitud, aga mis meil veel, tõsime nii kaua sellest esimesest punktist, aga võib-olla see, et ainult kvaliteet on oluline, aga kvantiteet ei ole. Natuke võib-olla vaidleks vastu, et ma ütleks, et mõlemad on olulised, aga noh, okei, jah, sa ei saa kogu aeg toota ja seda kõike kvaliteetselt, aga leida see sümbioos või leida see balance siis nende vahel, et ma ei tea, meie vist, kuidas meil praegu on? No ütleme seda, et kuna meil on abis praegu praktikandid, siis me pigem postitame väga kvaliteetset sisu, aga tulles tagasi võib-olla selle aja juurde, kui me tulime välja Marilside ja Faceless juhendiga, siis näiteks ma läksingi lihtsalt õue kärutama, võtsin telefoni kätte, tegin lihtsalt video endast, kuidas ma räägin, et näed, sellepärast sa võiksid nagu seda soetada, et see sobiks sulle nagu nendel põhjustel on ja. Et ma ei ütleks, et see oli juba kvaliteetne sisu. Et jah, see oli pigem kiire viis anda edasi mingit mõtet, aga nagu täna praegu näiteks praktikandid näevad ülipalju vaeva, et tehagi ilus kujunduslik on ja story või postitus ja anda siis seda sõnumit edasi. Aga ma ütlekski, et kui sul on aega, siis ilmselgelt on tore, kui sa teed seda kvaliteetselt on ja. Aga selle mõttepoint on võib-olla see, et kui sa lihtsalt laksid mingit suvalisi postitusi sellepärast, et postitada, et see pole nagu mõtet vaata. Aga samas ma mõtlen ikkagist, et see autentne sisu, et sa tegidki, sul tuli mingi mõte, siis sa tegid kohe selle story on ju, see ikkagist läks sellega kokku, mida me ka müüsime samal ajal, et see on minu arust nagu kordades parem võib-olla kui see, et sa teed mingi ilusa kujundusliku postituse. Ma lihtsalt ise arvan seda, et sinu nägu ja kõik see on ja... Ma võib-olla mõtlen, et see oli jah, siuke tore autentne sisu ja ma kindlasti pooldan seda autentsust alati rohkem kui nii-öelda valetamist on ju, või noh, mingi fake asja jagamist on ju. Aga ma mõtlen selles hetkes, et ma ei vaadanud näiteks, et mul mingi ema aknast paistis sealt, lihtsalt ema mingi koristab lauda seal ja siis ma olin nagu mingi, ma just filmin midagi. Aga seda ma ei näidki kusjuures. No ma ei pööranud tähelepanu, aga mu emps oli nagu mingi, Keili, miks ma seal videos olen? Okei, ja. Et ma nagu ei mõelnud võtta kõiki aspekte läbi. Aga kõige parem on võib-olla jah, et leia see järjepidevus postitamises, ehk siis... Näiteks praegu, kui meil ongi abikäed on ja, siis me võime postitada rohkem ja suurema nagu intervalliga, aga kui me oleme kahekesi niimoodi, et meil on ikkagi 4-5 klienti, kes eeldavad iga kuu meilt kvaliteetset sisu, siis me ei jõua korallile panna 3-4 postitus nädalas. Et me jõuamegi mingi 2 nädala jooksul 2 tükki äkki panna. Kui sedagi, jah, me mõtlesimegi just, et mida me teeme, nagu kui me märtsis lõpetame oma praktikantidega, et kas me peame uued praktikandid võtma või nagu reaalselt, mis me teeme, aga see on tegelikult eraldi teema, et see võtab ka aega, et kui sa võtad enda alla praktikandid, mitte see lihtsalt, et nad teevad tööd, on ju. See on suur nagu ajaline maht ka iseendale kui juhendajale. Ja, just. No vaatame, mis saab, eks ole näha. Jah, aga räägimegi viimaseks selle, et kõik inimesed mõtlevad, et et kuidas Instagrami algoritm ikka nagu mind vihkab, et miks see Instagrami algoritm ühel hetkel viskab mu Reelsi ette 5000 inimesele, teisel hetkel 200 inimesele on ja. Et võib-olla ütleks, et see müüt ongi see,
justkui algoritm lõikab su reach'i, aga tegelikult on see, et loeb see, kui kaasahaarav sinu video on, et inimene tahaks võimalikult kaua sekundite mõistes su videot vaadata, mida kauem ta sinu kanalil püsib, seda kauem algoritm nagu analüüsib tema sotsiaalmeediat, sinu sotsiaalmeediat ja viskab sarnastele kontodele seda content'i veel edasi. Et tegelikult see, kui nagu heatahtlik algoritm sinu suhtes on seotud sellega, mis videot sa pakud nagu oma siis publikule. Et oli arusaadav või? Ja see oli lihtsalt huvitav, ma ei teadnud, et ta interactiib nagu selle inimesega, kes vaatab sinu sisu. Ja ta analüüsib siis sinu kontot, vaataja kontot ja tema jälgijaid, meie jälgijaid ja viskab siis nagu selle vaataja ja meie nagu inimestele ette nagu. Et sellepärast ongi see, et miks giveaway'del on nii suur reach nagu, sest et nii paljud engage ivad nagu. Aga noh, see algoritm muutub ka iga päev, nii et noh, ma hashtagid ka võib-olla korra selle punkti räägime ka läbi, et hashtagid umbes, et sa pead panema sinna hashtag alla, muidu su sisu ei levi. No tegelikult ei ole nii, me ka ei kasuta väga hashtag'e, et noh, hashtag toimibki niimoodi, et kui meie paneks enda postituse üles, ütleks, et ma ei tea, sotsiaalmeedia, turunduse, nipp, me teeme eesti keeles sisu, on ju. Ma ei tea tegelikult, kui mõistlik see on, et me paneme inglisekeelseid hashtag'e, sest et kui meil on sisu, on ju eestikeelne kõik. Nii, siis me peaks panema sinna alla näiteks sotsiaalmeedia, turunduse, nipp. Nii, aga kui paljud inimesed lähevad ja otsivad hashtagiga sotsiaalmeedia turunduse nipp? No just. Et ma ei tea, mul ei ole vähemalt usku niimoodi hashtagidesse, aga võib-olla kellelgi töötab, ja ma arvan, et pigem siis, kui sa teed ingliskeelset content'i, et siis see nagu mõjub, aga jah, eestikeelsel ma ei oska öelda. Me vist jah, ei pane ka sinna nii palju tähelepanu, on ju. Et pigem, et video oleks äge ja lõbus. Jah, et naljakas ongi see, et mida rohkem me nagu lolli mängime või pulli teeme, seda rohkem me saame kaasatust. Ja kui me anname väärtuslikku sisu, et näed, see töötab, siis on mingi 3 jälgijat. Kui me teeme mingi juhu, helista Võsapetsile, siis on nagu lihtsalt mingi räige vaatajate meri lihtsalt kohal. Keili oli tegelikult nii pahane selle eelmise Reelsi pärast, mis ma kokku panin. Nad ei pea teadma, milline ma päriselt olen. Et tegelikult Keili ongi selline ja... Aga jah, ma arvan, et siin võime otsad kokku tõmmata. Ja aitäh sulle, et leidsid aja vaadata. Ja jaga meiega oma mõtteid ja tundeid ja emotsioone. Ja, et vahepeal inimesed lihtsalt kirjutavad meile sõnumitesse, et kuule, et räägi sellest ka näiteks, et sa ei peagi avalikult kuskil kommenteerima, nii et kõik näeks, et sa võid lihtsalt kirjutada. Et me oleme pigem hästi, vaatame tänutundega neid inimesi, kes... Ja tuleme vastu ka, sest et noh, me oleme selle kõige sees on ja meil võib-olla ei tule neid mõtteid kohe, et millest võiks rääkida. Ja, et need teemad ka, mis praegu ees meil on, siis need on tulnud ikkagi vaatajate nagu tagasidest ja. Yes, davai, tšau. Bye.